Tere, olen Anuperi ja tutvustan teile joonistusprogrammi nimega ArtRage. Antud programmi saate enda arvutisse tõmmata aadressilt www.artrage.com. Kuna tegemist on tasuta variandiga, siis kahjuks kõik võimalused, mida see programm endast sisaldab, ei ole meile lubatud, kuid sellegipoolest võimaldab teha väga palju. Tegemist on siis programmiga, mille abil saab virtuaalselt tutvuda erinevate kunstitehnikate ning materjalidega. Ta võimaldab teha nii lihtsaid joonistusi kui ka väga keerukaid simulatsioone. Ja nüüd programmist lähemalt, et lehe ülemises osas asub menüü riba, mille alt saame võtta uue paberi, saame salvestada pilti, saame printida pilti, saame valida ka erinevaid töövahendeid, saame paberit vähendada, suurendada ja kasutada ka ennista ja uuesti tegemise nupukest. Ja nüüd esmalt võtamegi endale puhta paberi, selleks fail, New Painting ja avaneb uus aken. Siin saame määrata endale lõuendi suuruse, saame valida erinevate paberitüüpide vahel, on erinevad tasapinnad. Saame määrata ka paberile värvust ja klõps OK peal ja ongi meil soovitud paber olemas. Töövahendeid, mida siin programmis kasutada, asuvad vasakul all nurgas. Nendeks on siis pintsel, pliiats, värvisegamisnuga. Nüüd järgnev töövahend ongi meile keelatud, kuna tegemist on tasuta variandiga. Kriit, 3 järgmist töövahendit jälle keelatud, siis värvimääraja, viltpliiats, rasvakriit ja kustutuskumm. Ja võtamegi esimeseks töövahendiks pintsli. Töövahendile saame määrata ka tema suurust ja seda siit alt nurgast. Klõpsin nurgas ja saame panna siis endale sobiliku töövahendi suuruse. Teine variant on kasutada ka plussi ja miinusmärki. Värve, mida kasutame, asuvad siin paremal all nurgas. Ja klõpsin värvi peal, saame valida siis endale sobiva värvi. Ja võime hakatagi maalima. Oih, ja värv saab otsa pintsli pealt. Just nagu päris. Ja see teebki selle programmi väga toredaks ja nauditavaks, et me töötame justkui päris värvidega ja päris paberil. Kui me võtame nüüd siit teist värvi ja läheme selle sinise peale, siis värvid segunevad. Jälle just nagu päris. Mida siin saab veel määrata? Saab ka määrata pintslile või teistele töövahenditele osutatava surve suurust. Et kui tugevasti siis kunstnik pintslile vajutab. Kui me paneme siia väiksema numbri, tuleb ka seda värvi pintsli peale vähem. Paneme suurema. On värvikogus ka hoopis teine. Nii, järgmine töövahend on pliiats. Samamoodi saame määrata pliiatsi suurust, saame valida erinevaid värve, saame muuta survet ja pliiatsi puhul on just see surve kasutamine väga otstarbekas hajutamise koha pealt, et saab kohe väga õrna joont teha. Edasi on värvisegamisnuga. See võimaldab siis värve omavahel segada. Kriit ja edasi värvimääraja. Värvimääraja funktsioon on väga otstarbekas. Nimelt, kui ma nüüd tahaksin täpselt selle sama sinisega siit edasi joonistada, aga ma ei mäleta, kust ma selle sinise sain, siis klõpsan siin sinise värvi peal, valin endale vajaliku töövahendi ja saan sinisega edasi maalida. Või kui ma nüüd tahan seda lillat kasutada, võtan värvimääraja, lähen lilla peale, valin vajaliku töövahendi ja saan selle sama lilla värviga edasi joonistada. Nii, edasi tuleb siin viltpliiats. Viltpliiatsile saab määrata ka ja anda sellist märga efekti. On rasvakriit, jälle teistsugune joon ja kustutuskumm. Ja need olid siis need põhitöövahendid, millega siin programmis saab töötada.
Lisaks nüüd tavapärasele joonistamisele võimaldab see programm teha ka väga keerukaid simulatsioone, nimelt võimaldab mingit pilti kopeerida. Selleks võtame esmalt uue paberi. Võime muidugi valida ka teistsuguse paberi, teine tasapind. Ja kust me leiame nüüd pildi, mida hakata jäljendama? Siin all servas on nupuke Tracing, klõpp sinna peale ja saame enda arvutist laadida pildi, mida me siis tahame jäljendada. Ja siin ta meil olemas ongi. Nüüd nagu te märkate, siis värvisektor kadus ära. See tähendab nüüd seda, et programm hakkab ise automaatselt võtma üles laetud pildi pealt neid värve. Aga kui me nüüd tõesti tahame ikkagi saada rohelist elevanti, siis kui me klõpsame värvisektori peal, tulevad värvid tagasi. Ja kui enam ei taha, paneme linnukese jälle õigesse kohta. Jäljendamise puhul võtame siis töövahendi ja paneme ta suht väikse, siin ongi 10%. Ja nüüd saamegi siis proovida, et kas ta võtab ise siit värvi ja tuleb küll selline beežikas elevant. Ja kui ma nüüd tahan vaadata, missugune näeks välja minu pilt ilma selle alumise pildita, saan vaadata kas siia ülesse või jälle klõps Tracing peal ja võtan ära linnukese siit Show Tracing Image. Ja minu töö on siis praegu selline. Ja panen tagasi Show Tracing Image ja tuleb alumine pilt ka nähtavale. Mida see programm veel võimaldab, on täiendada enda pilti. Nimelt ma võin enda pildi siia programmi sisse importida. Import image. Väga sobilik variant näiteks kellelegi sünnipäevakaardi tegemiseks. Laeb ta selle siia ülesse. Lisan siia siis endapoolsed õnnitlused. Näiteks kirjutame siis sünnipäevalapse nime. Ja ongi väike omanäoline kingitus olemas. Aga nüüd selle salvestamine, et ta ikka sellele omanikule ka kohale jõuaks, kellele antud programmi arvutis ei ole, käib nüüd veidike teistmoodi. Nimelt file ja võtame export as image. Ei salvestada ta lihtsalt kui save painting as, vaid ekspordime ta siit programmist välja. Kirjutame pealkirja ja salvestame ära. Ja nüüd saab saata seda pilti ka siis tõesti inimesele, kellele antud programmi enda arvutis ei ole ja ta näeb ka seda, et kui me lihtsalt oleksime valinud Save Painting as, siis ta salvestab ArtRage'i programmi. Nii, aga mina soovin teile omalt poolt jõudu katsetamisel.